Tere päevast! Siin on vaimse tervise nõuande nurgakene iseenda heaks. Mina olen Kaidi Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja täna tahan rääkida sulle natukene tunnetest ning sellisest mõistest nagu tunnete jäämägi. Ja kuidas sina saad sellist mudelit nagu tunnete jäämägi kasutades oma emotsioone lahustada või leevendada. Täiesti vaba käega võtab pliiats ja paber ja täiesti vaba käega joonista paberile jäämägi, ma ei tea, jäämägi. Nii. See võib olla ka mingisugune tipuline, natuke teise kujuga, kuidas iganes ja jäämäed asuvad meres. See tähendab, et joonista siia ka vaba käega merepind. Nii. Kui sa tahad lihtsalt joonistada või sodida, sa võid siia ka laevu teha ja parvesid ja põgenevaid merehädalisi, aga see ei ole oluline. Nüüd on küsimus selles, et millised emotsioonid on sul kõige tugevamad, et need, mis häirivad. No, toome sellise näite. Oletame, et sul on pikk päev, sa oled olnud tööl kaua, sul on läinud võib-olla kauem, kui sa seda esialgu planeerisid. Sa ei saanud mingil põhjusel lõunal käia, sa lähed koju ja sa leiad, et su lapsed on korraldanud seal korralageduse. Kuidas sa ennast tunned? Kuidas sa ennast tunned? Loomulikult siin võib olla erinevaid asju, aga suur osa inimestest ütleb, et nad on vihased. Mis tähendab, et see tunne, millest sa aru saad, on viha ja selle kirjutad siia jäämäe tippu. Sest see on see, mis paistab välja. Ja kui sa seal õiendad, siis saavad su kodus ka teised inimesed aru sellest, et sa oled hetkel vihane. Nii, ja siis läheb edasi selliselt, et siis sa küsid endalt, et kui ma olen vihane, siis kuidas ma veel ennast tunnen. Ja see nüüd on see koht, et sellel hetkel, kui sa vihane oled, sellel hetkel sa seda töölehte täita ei saa. Aga see on see, et kui sa nüüd oled reageerinud vihaselt ja pärast sa tunned ennast nõmedalt või pahasti, kuidas sa siis nende tunnetega toime saad tulla. Siis võta omale 10-15 minutit, istu ja tee see jäämägi tagant järgi. Tulin koju, tundsin, et olin vihane. Võib-olla sama vahet ei ole koju, läksid koosolekule, mida sa tundsid. Võtame meie ühe näite, et ma ei räägi 10 näidet paralleelselt. Oletame, et see on see kojutuleku näide, sa ei oled päevalt söömata, sul on kauem läinud, lapsed on korraldanud korralageduse, sa oled vihane. Ja see on see, millest sa aru saad. Ja nüüd tuleb see koht, et kui ma olen vihane, kuidas ma ennast veel tunnen. Kui sa seda siin kaasa teed, praegu seda videot kuulad, sa võid siia alla kommentaaridesse panna. Kuidas sina ennast veel tunned, kui sa oled vihane? No, kuidas, siin on variante või palju olla. Ma olen ka pettunud. Ja siis sa kirjutad selle. Et see on järgmine asi ja sa võid sellele ka ringi ümber teha, et ma olen vihane, ma olen pettunud. Kui ma olen vihane ja pettunud, kuidas ma veel ennast tunnen? Ja ma olen solvunud. Kõigepealt kirjuta ja siis tee nagu see mull ümber sinna. Et need mullid on, kui sa kujutad ette, et nagu see on nagu see gaseeritud vesi, et need on nagu need gaasimullid, et need hakkavad pinnale tõusma, eks ole. Kui ma olen vihane, siis ma tunnen, et ma olen pettunud, ma olen solvunud. Kuidas ma veel ennast tunnen? Ma olen jõuetu. Mitu korda ma pean neile rääkima, et ärge ronige minu tuppa. Ma olen juba jõuetu ennast kordamast. Kui ma tunnen, et ma olen vihane, pettunud, solvunud, jõuetu, kuidas ma veel ennast tunnen? Kuidas ma tunnen ennast? Kuidas sina ennast tunned? Pane siia alla kirja. Kui ma olen vihane ja olen pettunud ja solvunud ja jõuetu, kuidas ma veel ennast tunnen? Ma olen tüdinud. Ma olen tüdinud sellest kõigest. Vähemalt see ei tähenda, et sa kogu aeg oled. Sellel hetkel sa võib-olla tunned seda, et sa oled tüdinud. Nii, kui ma olen vihane, siis ma tunnen, et ma olen ka pettunud, solvunud, jõuetu, tüdinud.
ja kõikide, saate aru, et kõikide jäämägi võib tulla täiesti erinev, on ju. Võib-olla, kui ma olen sellises jõuetus vihas, nagu mingil hetkel ma tunnen, et ma tahaks kätte maksta, ma olen kättemaksuhimuline. Paned kirja, teed ringi ümber, kättemaksuhimuline. Nii, kui ma olen pettunud, solvunud, jõuetu, tüdinud, kättemaksuhimuline. Milline ma veel olen? Õel. Parased komistasid praegu. Vaata ka, kuhu sa ronid. Nii, õel. Mis ma veel olen? Võib-olla ma olen ka pahatahtlik. Ja jällegi kordan, et need omadused ei pea sul kogu aeg olema, aga sellel hetkel, kui sa oled vihane, on pahatahtlik. Mida ma veel tundsin? Kui ma tundsin, et ma olen vihane, ma tundsin, et ma olen pettunud, solvunud, jõuetu, tüdinud, kättemaksuhimuline, õel. Ma tundsin, et ma olen pahatahtlik. Milline ma veel olen? Rahulolematu. Nii, kui ma tunnen, et ma seda kõike olen ja olen ka rahulolematu. Milline ma olen? Ma olen kriitiline. No nii, ma olen kriitiline. Milline ma veel olen? Ma olen nõudlik. Kui ma olen vihane, ma tunnen, et ma olen vihane. Ma olen pettunud, ma olen solvunud, jõuetu, tüdinud, õel, kättemaksuhimuline, pahatahtlik, rahulolematu, kriitiline, nõudlik. Milline ma veel olen? Tegelikult ma olen ka väsinud, sest on juba õhtu, on ju. Nii, ja kui ma seda kõike olen ja olen ka väsinud, tülpinud, näljane. Ja saad aru, need on nüüd, minu jäämägi sai nüüd siin täis. Aga see on nüüd see, et kui seda jäämäge teed, kui tuleb järgmine sündmus, järgmine olukord, siis need sõnad seal peal võivad olla hoopis teistsugused, sest on olnud teistsugune päev, on olnud teistsugune tuju, teistsugused sündmused on juhtunud ja seepärast on ka see jäämäe sisu alati erinev. Aga mis see teeb? Tegelikult, kui ma nüüd olen ennast välja vihastanud ja kui kogemata juhtub, et ma valan selle viha kellegi peale. Või kui ma ei vala, aga ütlen teistele, et kuulge, jätke meid praegu rahule, andke mulle 15 minutit aega, lähen panen ukse kinni ja siis ma elan seda viha siin välja ja kirjutan, et ma olen selline ja selline. Sellel hetkel, kui ma hakkan neid emotsioone sõnastama, see emotsioon enam suuremaks minu sees ei lähe, vaid vastupidi, et see veetase hakkab siin langema, et need emotsioonid saavad mulle nähtavaks. Mida rohkem ma neid mulje kirjutan, seda rohkem see veetase langeb või seda rohkem need mullid pinnale tõusevad. Et see on see nüüd, kui ma seda üksi teen, aga kui ma olen nüüd kellelegi seda koslepit andnud ja seal pahasti öelnud, siis see on see olukord, et ma saan teadlikuks, mis minuga toimub ja järgmine kord ma võib-olla suudan seda olukorda ennetada. Ja see on selline meetod, mida saab ka väga kergesti lastele õpetada, koolilastele ja see töötab päris hästi, aga laste puhul on siis nagu ikka väga paljude asjadega tuleb neile ka meelde tuletada, et tehke seda, et see ei ole see, kõik see, mida me teame, meid tegelikult ei aita. Oluline on see, mida me kasutame, mida me rakendada suudame. Kui sa vajad nõustamist või teraapiat, siis siit alt leiad sa lingi, mille kaudu registreeruda. Soovin sulle ilusat päeva.